Nii, tere armas kallis Eesti rahvas. Tänases videos ma teen siis try on haul'i kaltsukast ostetud asjadega. Ma käisin eile siis hästi mitmes Tallinna just kesklinnas olevates kaltsukates ning siin videos ma siis näitan teile, mida ma ostsin ja räägin ka sellest, et kust ma ostsin. Ning kui sa oled uus mu kanalil ja sulle meeldivad sellised kaltsuga teemalised videod, siis mul on ka varasemalt postitatud üks selline vlog tüübis kaltsukates käimine, kus ma näitan veel lisaks nendele kaltsukatele, millest ma täna räägin, ma näitan veel lisaks siis erinevaid kaltsukaid ja kirpkuid Tallinnas. Ja ma panen selle video üles infonupule, et siis peale selle video vaatamist sul on kergem seda leida. Aga ega pikka juttu ei olegi, nii et alustame kohe videoga. Oota, enne kui sa video alustad, siis mul on vaja kaks asja öelda. Ma rääkisin sul kogu aeg meie vormist, sellepärast et ma käisin koos oma sõbrannaga nendes kaltsukates ja ilmselt me käisime koos, eks on meie vorm, aga video algus ma seda ei maininud, ehk siis see on see. Ja teiseks, mul ei ole igast kaltsukast materjali, see on täiesti minu viga, ma lihtsalt vahepeal unustasin ära, et ma tahtsin seda video filmida ja siis läks nagu peast meelest ära. Aga ma loodan, et sellegipoolest sulle meeldib see video. Esimene kaltsukas oli siis Humana Vintage, mis asub Tartu maanteel ja seal oli eile €50 päev, ehk siis iga riideese või siis asi maksis seal 1,50 ja mina leidsin sealt täpselt siis 3 asja. Esimene asi, mis ma siis sealt Humanast leidsin, oli selline sinistvärvi XL suuruses meeste T-särk. Sellest mulle meeldis see esiteks sellepärast, et see on sellist sinist värvi, et just suvel on see näiteks hea kanda ja seda saab kanda kas siis lihtsalt oversized T-särgina või siis saad selle sõlmi siduda ja siis see on crop topi lahendus. Ja mulle sellest asja väga meeldib, see on sellisest mõnusast pehmest materjalist. Kui väga tahaks, siis sa saad sellega lihtsalt kääridega pooleks lõigata, mida ma olen nii mõnegi oma T-särgiga teinud, mis ma olen kaltsukatest ostnud, aga selle ma arvan, et on originaalsuurusesse praeguseks vähemalt. Järgmine asi, mis ma leidsin, oli siis selline Eastpacki kõhukott. Kiire story time, et ma arvan, et vähem kui aasta aega tagasi mulle üldse need kotid ei meeldinud. Ma olin nagu jõukõhukott, jõukese kannab seda, see on nii mõttetu, see ei näe üldse hea välja, miks? Ja nüüd ma ostsin omale teise kõhukoti. Eelmine suvi, kui ma töötasin Inglismaal, siis ma nägin, kuidas hästi paljudel õpilastel oli see ja ka siis teistel töökaaslastel ning siis ma nägin ära, kui tegelikult praktiline ja mugav see on, et just siis, kui sa kannad seda nagu rist üle keha. Tavaliselt mina kannan selle fanny packi sees siis oma telefoni, akupanka, rahakotti, käte desinfitseerijad, nätsupakki, nagu kõike selliseid asju, millel ma tahan, et mul on siuke kerge ligipääs. Ja viimane asi, mis ma sealt Humanast leidsin, oli siis selline kollast värvi särk roosade lilledega. Ja ma seda selga ei proovinud poes, sest ma olin kõik oma riided juba ära proovinud, kui ma leidsin selle ja siis järjekord venis hästi pikaks riietuskabiinides ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et ehku peale osta seda. Ja nüüd, kui ma seda kodus proovisin selle valge topi ja siniste lühkadega, veits on nagu siuke mingi aedniku vibe, aga samas mulle räigelt meeldib see bluus, eks ma jätkuvalt hakkan seda kandma, ma loodan. Pluss seda oleks ülihea, ma arvan, ujukate peale just, et kui randa minna, et saad selle kas seest lahti jätta või mitte ja seda on nagu mugav kanda just ujukate peal, kuna see on nii õhku läbi laskev ja siuke kerge riietus, et suvel on ka hästi hea, et palav sellega ei hakkaks. Ja nende kõige peale läks mul kokku siis 4,50. Sealt edasi me läksime Kaubamaja kilomaksi, et tegelikult 1 kilomaks asub veel bussi oma lähedal, minu just ongi bussijaama peatuses. Aga mulle endale meeldib rohkem käia Kaubamaja omas. Sealt ma muidu olen saanud üpris hea saagi ja palju asju leidnud, kuid seekord ei läinud päris nii, et küll seal püksid olid kas liiga väiksed või siis liiga suured või kuidagi hästi imelikult istusid. Ainukesed asjad, mis ma sealt leidsin, olid siis sellised lühikesed nagu üprisegi õhulised siuksed riidest püksid, et Asos emad on need ja ma mõtlesin lihtsalt need osta sellepärast, et kodus ringi käia või siis kui näiteks suvepäeval on üpris palav, et siuksed lendlevad õhku läbi laskvad püksid või siis taaskord, kui lähed ujuma, siis on need nagu ülikerge peale visata, et need on kummi selle äärega ja istuvad hästi mugavalt jalas, kuigi need teevad natukene ristkülikuks, aga it's fine. Ja need maksid 2,81. Siis peale seda kilomaksi me käisime veel Kaubamajas, mis ilmselt ei ole kaltsukas, aga ma ostsin sealt ka ühe meigisvammi. Ostsin selles Real Techniquesi meigisvammi, et kuna mu enda beauty blender on juba peaaegu 3 aastat vana, nagu nii disgusting,
siis ma mõtlesin, et võib-olla oleks aeg ja väga mõistlik osta omale uus meigisvamm. See maksis siis 10,99. Pluss ma tahaks räägida oma vana beauty blenderit nagu pooleks lõigata. Ja sealt kesklinnast me liikusime edasi siis Balti jaama, et Balti jaama lähedal on taaskord üks Humana Vintage täpsemalt ja seal oli ka päevahind 1,50, et seal ma leidsin hästi palju erinevaid kampsuneid, kuid paljud neist ei istunud hästi ja ühel oli hästi nunnu selline väike tikand oli see peal, minust oli Bugs Bunny siuke aedniku vormis, aga ma kahjuks seda ei ostnud, kuna see ei istunud mu selles hästi ja lihtsalt selle tikandi pärast ma seda ka ostma ei hakanud. Mis ma leidsin sealt oli selline sinist, sinakas roheline, selline kampsun, mida sa saad kanda kas taaskord lihtsalt valge topi peal või siis kampsunid lihtsalt iseendale, et kui nööbid kuidagi kinni paned või siis alt võid kinni siduda. Et ma ei tea, mulle selles hästi meeldib, et see ei ole siuke paks nagu talvekampsun, vaid ongi siuke mõnus õhuksem, et kuna siin on need augud ja kõik see. Teine asi, mis ma leidsin, oh my god, nagu esiteks ma olin otsinud sellist asja hästi pikalt, aga ma polnud seda kunagi leidnud tavalistest riietuspoodides näiteks, sest need kuidagi istusid imelikult liiga väiksed, liiga suured, liiga lühikesed varrukad, mis iganes. Ma leidsin siis sellise tumesinise nagu siuke joppe, siin on üleval see lukse käib üle pea ja siis siin on all on see kõhutasku ja seda saab kanda kas siis lihtsalt oversized nagu jakina või jopena või siis sa võid selle siis eest takkida pükste sisse, et siis näeb ka minust hästi lahe välja, et mulle väga meeldib see, pluss sellel on varruka, need ääred on soonitud, ehk siis need hoiavad nagu käe ligidale ja kokku need maksid siis 3 eurot, kuna taaskord päevahinnaks oli 1,50. Sealt Humanast me liikusime edasi Balti jaama, kus Balti jaama teisel korrusel on sõbralt sõbrale kaltsukas. Sealt ma seekord midagi ei leidnud, aga selles suhtes seal on rohkem nagu mööblisemeid, mis ongi nagu sisustuskaupa, et seal on küll riietud nurgalt ka, aga ma olen sealt ise tegelikult olen leidnud varasemalt ka riideid, kuid seekord väga ei vedanud, aga kui te satute Balti jaama, siis ma kindlasti soovitan sealt kaltsukast läbi käia, pluss me astusime läbi ka basaarist, aga sealt midagi otseselt silma ei torganud, ehk siis me seadsime sammu Tondile, täpselt Vineeri peatusesse. Seal olid 2 kaltsukat või kirbukat, ma ei ole kindel. Üks oli kaltsukas, üks oli nimega nagu stiilisahver, et seal on Ameerikast toodud kaubad ja tol päeval, kui me läksime, oli seal 50% allahindlus, aga me kahjuks midagi sealt ei leidnud, et ma muidu olen küll sealt saanud kas siis T-särke või pusasid, et tasub minna, kui sa otsid midagi sellist, aga seal on hästi palju pükse, kleite, seelikuid, et igale maitsele midagi. Teine ma ei tea, kas see on kirbukas või kaltsukas, see on igatahes mingi uue maailma kirbukas või kaltsukas, ma ei ole kindel, aga et sealt ma ka midagi ei saanud, kuid kui sul on viitsimist ja tahtmist, siis sa võid sinna minna, sest et tolleks hetkeks ma olin üpris väsinud ka juba sellest nende riitepuude lappamisest ja vaatamisest. Kindlasti soovitan sinna vaadata, et seal võib vedada, minu seal olid isegi lõpukleidid olid müügiks, et tasub pilgu peale visata ja ma tean, et eelmine kord, kui ma õega käisime, siis mu õde leidis seal minu just mantli täiesti korraliku, nii et sealt kindlasti leiab head saaki ka. Edasi liikusime siis Järve keskusesse, Horret Outleti teisel korrusel ja seal on hästi palju brändiriideid, kuid minust on enim tuntud just Gymsharki trenniriiete poolest, et kuna seal need hinnad on võrreldes siis Gymsharki veebilehega, hinnad on palju odavamad. Sealt outletist ma ostsin siis sellise musta värvi Gymsharki ujukat ülemise osa, see maksis 12,99, hästi siuke lihtne disain ja lõige, et ei ole midagi siukest erilist, et siuke basic ujukat ülemine osa. Edasi läksime siis Nõmme Go-Marketisse, teisel korrusel seal on nii stiilisahver kui ka Humana, kus ma tavapäraselt olen küll leidnud asju, pluss ma seal stiilisahveris proovisin 6 paari teksaseid, aga ühedki ei istunud nii, nagu nad oleks pidanud või kuidas mina oleksin tahtnud, eks ma kahjuks sealt midagi leidnud, kuid ma olen varasemalt sealt küll leidnud teksapükse, et soovitan sinna ka pilgu peale visata. Ja viimane kaltsukas oli siis Humana laagris, ma ei tea, kas seal ongi vist laagri Humana, ongi selle nimi, see asub Maxima teisel korrusel ja seal oli ka 1,50 päev ja sealt ma leidsin siis sellise täiesti tavapärase valge T-särgi, taaskord oversized XL suuruses ja see on sellest mugav, et seda saab kanda nii täissuuruses või siis ka taaskord alla sõlme, see on nagu crop top või siis ma olen ka mõelnud, äkki ma tie-dye'in ära selle, et kuna see on praegu asi, mis on moes, kuigi mulle meeldib ka lihtsalt selline valge T-särk, et kuna mul endal ei ole midagi sellist, eks ma pean veel mõtlema, et mida teha. Mis te arvate, kas ma peaksin selle jätma lihtsalt valgeks või siis ära värvima ja tegema sellest ka video?
ma ei tea, ma veel vaatan, aga jah, see oli siis 1.50. Ja see oli kõik siis minu tänaseks hauliks. Nii et kui sulle meeldis video, pane kindlasti like ja kui sulle ei meeldinud see video, siis pane dislike. Aitäh sulle, hoolimata sellest, kumba nuppu sa vajutasid, sest et igal juhul see tuleb mulle kasuks. Ära unusta vajutada ka subscribe ja tellinuppu, kui sa ei taha maha magada mu uusi videosid ka järgmistel nädalatel. Ning jätta palun alla kommentaarid seda enda lemmik kaltsukas kas siis Tallinnas või siis mõnes muus Eesti linnas. Et kui ma peaksin sinna sattuma, siis ma kindlasti tahaksin ka käia nendes kohalikes kaltsukates. Ja näeme sinuga siis juba järgmisel nädalal uues videos. Tšauki! Upsi, sorry!